Mina olen siis Raido Uberg, töötan Eesti Energias projektijuhina ja minu vastutusalas on siis vesiniku see teema üldiselt ja ka siis olen teinud vesiniku projektidega. Ja täna siis esitlen sellise küsimuse, et kas siis vesinik on tuleviku kütus ja energiasalvesti ja vesiniku all ma pean siis silmas sellist vesinikku, mis on toodetud elektrist. Aga vaatame siis kõigepealt, mis on see taustsüsteem, kus me opereerime, et Eesti on siis Euroopa Liidu liige ja just hiljuti tuli välja ka siis uus rohepöörde selline nagu pakettide hetkel küll veel ettepanek, aga see annab sellise fooni, et kuhu suunas me siis liigume. Kui me räägime energiast, siis on eesmärk saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus ja põhiliselt saavutatakse siis energeetika valdkonnas, elektri valdkonnas just maismaa ja meretuuleparkidega ja muidugi on seal ka siis löövad kaasa päikesepaneelid ja ehk ka mingil määral siis tuumaelektrijaamad. Ja 2030. aastaks on siis eesmärk toota 40% kogu siis energiast taastuvenergiaallikatest, et see ei ole siis ainult elekter, aga siis kogu energia, sealhulgas ka siis mootorikütused. Ja kui me räägime siis transpordisektorist, siis siin on eesmärk vähendada emissioone 90%, seda siis maantee, raudtee, lennundus ja vee transpordis. Ja kuidas seda saavutada on siis 2030 ja 2035 või müüa siis teatud emissioonidega sõidukeid ja võrreldaks 21. aastaga. Et antud juhul ei ole siis tähtis, kas see on vesinikuauto, elektriauto või biometaan või siis hoopis midagi muud. Ja kui me räägime nüüd siis konkreetsemalt Eesti ja Euroopa Liidu vesiniku eesmärkidest, selle aluseks on siis 2 dokumenti. Euroopa Liidul on olemas siis oma vesiniku teekaart, kus on siis teatud eesmärgid juba kirja pandud, päris palju vesinikku on vaja toota ja eriti tooks välja sõiduautode osas nähakse ette, et on miljonid vesinikusõiduautod siis teede peal. On ka tehtud vastav uuring Eestis hiljuti just Civita poolt meie siis riigile ja siin on siis mõned eesmärgid, et mis oleks vesiniku vallas võimalik aastaks 2030 ja kui vaadata just esimest rida, et palju siis on vaja seda vesinikku toota selle siis tagasihoidliku ja ambitsioonika plaani järgi, siis neid tonne on Eestis ikkagi väga palju ja et seda saavutada, et sellest ma räägin siis mõned slaidid hiljem. Kuidas siis, kes need tarbijad oleksid? Väga suur osa oleks siis transpordist, nähakse ka siin, et on väga suur hulk sõiduautodel ja ka bussid ja veoautod. Bussid ja veoautod me ise näeme, et on mõnevõrra siis atraktiivsem, kuna bussid ja veoautod on rasked masinad ja nad vajavad väga palju energiat ja on ka väga palju kasutuses, eriti vaadates linnaliini busse näiteks. Sõiduautode puhul on siis ka elektrilahendus vägagi atraktiivne, kuna tihtilugu siis, kui me räägime eraautodest, inimesed sõidavad hommikul tööle, auto seisab ja õhtul sõidetakse koju tagasi. Ehk siis laadimiseks jääb päris palju aega. Aga räägime siis transpordisektorist, et miks me just siin siis seda vesiniku poole vaatame ja mis on siis ka need teised alternatiivid. Et transpordisektoris, et miks me vesiniku poole vaatame, et miks vesinik võiks soovituda transpordisektorisse on see, et transpordikütustel on suhteliselt kõrge siis hinnasilt võrreldes näiteks siis maagaasi hindadega, et kui on ka mõnes kohas läbi käinud, et paneks vesiniku maagaasivõrku, siis seal on see tasuvus vägagi kaugel, lisaks tehnilistele siis takistustel just sellepärast, et maagaas vähemalt pool aastat tagasi oli vägagi odav ja on ette näha ka, et mõne aasta pärast vähemalt futuurid näitavad seda, et maagaasi hind uuesti kukub suhteliselt madalale.
Aga vaatame siis transpordisektorit ja vesinikku. Et juba täna on siis päris palju biometaani transpordisektoris kasutusel ja kui võtta aluseks siis REKI prognoosid aastaks 2030, siis oleks biometaani tootmise selline eesmärk või siis võimekus see 0,3 teravatt-tundi, aga vaadates transpordikütuste tarbimise prognoosi Eestis sellesama siis REKI järgi, see on 8,7 teravatt-tundi. Et sellest vaatest tundub, et biometaan, kui sinna just väga palju rohkem pingutust sisse pane, seda arendada, siis eesmärgi täitmiseks jääb biometaanist siiski omajagu puudu. Aga transpordisektoris on veel ka elekter, vägagi atraktiivne. Elektriautosid on Eestis juba päris palju. Ja lihtsalt võrdleme seda siis vesinikuga. Ja me võrdleme siin siis sellist raskeveokit. Et miks raskeveokit? Et me ise näeme, et just raskeveokite ja näiteks linnaliini busside puhul, kus kilometraaž või siis see veetav kauba kaal on väga suured, et seal on siis vesinikul teatud eelised elektri ees. Aga kõigepealt vaatame siis palju siis elektrit versus elektrit kulub siis elektriauto puhul sama töö tegemiseks versus siis vesiniku veoauto puhul. Et siin on näha, et siin on siis vesinikul tuntav selline nagu kas siis karistus või miinuspool on see, et sama töö tegemiseks kulub põhimõtteliselt 2 korda rohkem elektrit, mis on päris suur miinus, et esiteks sa pead ikkagi 2 korda rohkem elektrit siis sellest maksma ja lisaks ka igasugused lisaseadmed, elektrolüüserid ja logistika ja siis selle masina enda hinna näol, et see teeb asja finantsiliselt päris viib ikkagi punasesse. Aga kui me vaatame nüüd siis see viimane rida siin tabelis, siin on näha, et kus siis see vesinik võiks siis konkureerida vähemalt elektri siis variandiga, on see, et see laadimis- või tankimisaeg on vesiniku puhul tuntavalt kiirem. Ja kui arvestada seda, et näiteks Tallinnas on ju mitusada bussi, linnaliini bussi ja kui kõik hakkavad siis öösel laadima samaaegselt, siis võib tekkida tõesti probleem, et kas sellest võimsusest kas sellest nagu piisab ja see lisab ka siis sellist kõikumist võrgule või selline väga suhteliselt lühiajaline, väga suur tarbimine. Et mis siit slaidilt võiks järeldada, on siis, et kõigepealt transpordis on vesinik selles mõttes atraktiivne, et seal on see referentshind siis täna siis diisel või bensiini hinna näol suhteliselt kõrge. Elektrilahendus on küll veidi raskem, aga mitte märkimisväärselt, vähemalt antud näite puhul, et 2 tonni siia-sinna ei ole siis väga oluline. Elekter on tunduvalt efektiivsem võrreldes vesinikuga, aga kus nüüd siis see vesiniku eelis tuleb mängu on, et kui laadimisajad on ikkagi tuntavalt lühemad, võrreldavad siis, mis on täna diisli ja bensiini tankimisega. Vesinikul on rida väljakutseid, nagu on ka eelnevalt korduvalt mainitud, et esiteks on siis see tootmiskadu on päris märkimisväärne, et sa muudad elektri siis vesinikuks, et sealt läheb juba 40% kuskil kaotsi. Teiseks, et kuidas see vesinik jõuab siis tootmise juurest tarbimise juurde. Täna puudub igasugune logistika ja kui me jällegi võtame võrdluseks kas siis biometaani või siis elektri puhul on võrk põhimõtteliselt igale poole jõudnud. Iseasi on see läbilaskevõime ja biometaan on suhteliselt sarnane siis ka CNG-ga. Ja kus siis veel väga suur kaotus tuleb, on see, et vesiniku kasutamisel kuskil pool läheb kaotsi selle protsessi käigus, kuigi jah, see kasutegur on tunduvalt kõrgem kui näiteks diisel- või bensiinimasina puhul, aga kui me võrdleme ikkagi elektriautoga, siis see kadu on väga suur.
Kui me nüüd räägime vesiniku rollist energeetikas, siis jällegi on siin teatud eesmärgid juba Eesti riigil olemas, et täna on siis selline 2 teravatt-tundi roheelektri tootmine ja 2030. aasta eesmärgiks on toota kuskil 4,3 teravatt-tundi roheelektrit. Ja kui me nüüd lisame selle eelpool toodud see Civita uuring, kus siis ambitsioonika plaani kohaselt võiks toota kuskil 70 000 tonni vesinikku aastas ja ära tarbida, siis see lisaks kohe 50% sellele, et selle uue eesmärgi saavutamine nõuab, et oleks paigatatud tunduvalt rohkem taastuvenergiaallikaid. Et seda see mõjutab siis see vesinik kogu energeetikat. Ja kui me nüüd vaatame, et nagu võis välja lugeda siis Euroopa Liidu dekarboniseerimisplaanist, et aastal 2050 oleks 100% elektri tootmisest süsinikuneutraalne ja see saavutatakse siis põhiliselt maismaa meretuuleparkidega, siis tekib küsimus, et kuidas vesiniku tootmine sobitub sellesse uude taustsüsteemi või sellesse uude elektrisüsteemi. Et siin on küll näha siis elektri hinnad ja kuna elektrilüüserid, vähemalt siis PM-elektrilüüserid on suhteliselt paindlikud, siis siin saab valida, et millal sa seda vesinikku toodad. Ja kui me enne rääkisime ka vesinikku, kas vesinik soovib ka salvestiks, siis kuna kui me räägime vesinikust transpordis, siis tankimine, konkreetse masina tankimine, bussi näol näiteks, ja siis vesiniku tootmine, et need võivad toimuda ajas täiesti eri aegadel. Et tootmine toimub siis, kui kas siis seda roheelektrit on üle ja kui roheelektrit on üle, siis need hinnad on ka tunduvalt madalamad. Ehk siis saab toota vesinikku siis, kui tootmist on palju, tuuleenergia tarbimist on siis vähem, aga me saame toota siis vesinikku soodsama hinnaga ja mis me nüüd siis salvestamise all mõtleme, et üks variant on muidugi see, et me salvestame vesinikku pikemaajaliselt, kas siis gaasilisel kujul kuskil balloonides ja tarbime siis statsionaarse kütuselemendiga ära sellise olukorras, kui tuult on vähe või teine variant on siis, või põhimõte on see, et vesinikku toodetakse siis, kui tuult on üle ja see siis salvestatakse mitte eraldi salvestisse, aga sellesse kütuse taristu sisse, mis siis võib koosneda näiteks kas siis torujuhtmed või siis nii-öelda sellised järelhaagised, millega transporditakse vesiniku tootmise juurest siis tanklasse või siis ka statsionaarsed vesiniku salvestid kuskil tootmise juures või ka siis näiteks ekspordiks. Et see oleks juba siis energia salvestamine ja see jätaks ka kaasa siis sellist taustsüsteemis, kus on väga palju tuult ja tuul ju, nagu me teame, vahest puhub, vahest ei puhu, kuigi seda saab suhteliselt hästi ette ennustada, aga see võimaldaks siis kasutada neid odava elektri hinnaga aegu, et toota vesinikku näiteks transpordiks. Ja kui me nüüd enne mainisime, et oleks vaja selline 2 teravatt-tundi elektrit, et toota, siis Civita uuringust tulnud 70 000 tonni vesinikku, et võib-olla see nüüd ei ole kõik parem slaid, aga kui võtame sellise võrdluse, et see 70 000 täis saada, et ega siis muud variante vähemalt Eesti puhul ei ole, et peaks olema meil siin üks suur meretuulepark, et neid eesmärke täita. Siin on väike võrdlus siis, et mis on siis vesiniku tootmisvõimekus täna, et see päris null ei ole, et Eesti Energia ise toodab vesinikku oma siis elektrijaamades jahutuseks. Ja kui me võtaksime siis kõik tuulepargid, mis täna töötavad Eestis ja paneks kogu see elektri vesiniku tootmiseks, me saame kõigest 10 000 tonni vesinikku aastas toota. Et nende ambitsioonikate stsenaariumite siis täitmiseks on tõesti vaja, et oleks Liivi lahe meretuulepark,
ja kui sealt kogu elekter, see ei pruugi olla mõistlik, et kogu elekter ära siis tarbida vesiniku tootmiseks, et pigem kogu siis tuulepargi elekter ära tarbida peaks olema ka väga suur elektrolüüser, Liivi lahe meretuulepargi puhul peaks olema siis 1 gigavati elektrolüüser, aga see ei pruugi olla mõistlik, et pigem selline optimaalsema suurusega elektrolüüser sinna kõrvale panna. Ja mida siis ka Eesti Energia on juba teinud, et meie oleme siis koos partneritega valmis olema teerajad, meil on olnud, need partnerid on siis ka juba läbi käinud, et oleme teinud Alexelaga koostööd ja ka siis GoBus on meil ka üks partneritest, et teha ära siis selline esimene projekt. Ja mulle tundub, et see ongi siis kõik minu poolt. No nii, suur tänu Raidole. Kohe vaatame, kas on ka mõningad küsimused tekkinud ja siis liigume siit edasi. Nii. Ja tundub, et Raidole küsimusi pole, aga see ei tähenda, et siis me küsida ei võiks tema käest midagi. Millised on siis, ütleme, kas Eesti Energia on konkreetset plaane ka, kuidas vesiniku kasutusele võtta või on liiga vara rääkida sellest? No juba on ka käinud siis ka meediast läbi, et meil on üks pilootprojekt nii-öelda Soolas koostöös siis Alexela ja GoBusiga. Tartu linn on seal ka kaasa löömas, kus siis vesiniku peal sõitvad bussid peaksid siis tulema teede peale Tartus. Aga see veel vajab hoolt, see projekt, et päris detaili minna täna ei saa kahjuks, aga see on üks projekt, mis on võib-olla selline, mis on kõige küpsem täna. Väga hea kuulda. Siin selline küsimus, et kuidas Eesti Energia suhtuks siis Eesti oma süsiniku orgude loomisesse, nüüd vaat süsiniku, vaid vesiniku orgude loomisesse, umbes nii-öelda Gröningeni eeskujul Hollandis? Ma olen ka seda Gröningeni projekti ka vaadanud, et see ei ole ka ainus siis nii-öelda vesiniku org, et ma pooldan seda, et mida me näeme, on see suur väljakutse, on see muna ja kana probleem. Et me võime ju toota seda vesinikku ka see 70 000 tonni aastas, aga meil on vaja selleks ka sellist tarbimist ja ainukese tarbimine sellest ei piisa, et sellest peaks ka siis võitma kohalikud elanikud, ka kohalikud need ülikoolid ja see oleks selline siis võimalus, kus saaks kokku kas nii kõik see tarbimine ja tootmine. Et ei ole ainult siis näiteks tootmine sõltuvuses mingist paarist bussist, aga tekib selline veidi suurem ökosüsteem, kus on ka näiteks, ma ei tea, tavaautod, isesõitvad autod, need samad siis väikesed generaatorid, mis siin ka varasemalt on läbi käinud. Et see annaks sellise nagu tõuke, et kui oleks selline nagu tervikpilt tekiks, et muidu selline, üks nokitseb siin, teine seal, nii saab ka muidugi, aga see võimaldaks ka kaasata rohkem huvigruppe sellesse vesiniku maailma. Suurepärane, hea vastus.